lähen enne terminite juurde, et kuidas defineerida või millest me räägime, kui me räägime menstruaalteadlikkusest ja siis need 2 definitsiooni veel, et mis on by definition sinu enda arvates siis emakas, kuidas sellest nagu paremini aru saada võib-olla ja see asi on ka menstratsioon oma olemuselt kui protseduurilt või protsessilt. Jaa, aitäh küsimuse eest. Ja menstruaalteadlikkus, no ma tõlkisin selle otse inglise keelest menstrual awareness ja kui mina Eestisse tulin selle teemaga aastal 2023 ja guugeldasin seda sõna, null vastust. Nagu null vastust, kui sa paned selle kuskile raamatupoodi või ma ei tea, raamatukogude või artikli baasidesse sellist sõna eesti keeles ei eksisteerinud ja mul oli nagu oi. Melekas, aga tegelikult see tundub nagu nii loomulik nagu sõna. Absoluutselt, ja et seda sõna võiks rohkem olla, aga mida see tähendab on see, et menstruaalteadlikkus on see, et me teame, mis asi on menstratsioon, number 1, et naine veritseb sellepärast, et see võib tunduda üllatav, aga väga palju on inimesi, just mehi, kes tegelikult saavad üsna hilja teada, et selline asi üldse toimub või nad teavad, et midagi häguselt kuskilt tuleb, on ju. Aga menstruaalteadlikkus on see, et sa tead, et naine igakuiselt, eks ju, veritseb ja menstruaalteadlikkuse alla kindlasti kuulub ka see, et naine muutub selle tsükli jooksul, et minu jaoks see number 1 menstruaalteadlikkuse mingisugune lipp, millega võiks lehvitada, on see, et kui me räägime mehe ja naise, siis ma tean, et on võrdsus on hästi oluline ja populaarne teema, aga mina leian, et ikkagi kui me räägime bioloogilisest mehest ja naisest ja jätame kõik selle sotsiaalde kõrval, on ju, et siis on oluline teada, et mehe hormonaaltsükkel on 24-tunnine. Hommikul sa ärkad, sul on testosteroon kõrgel, eks ju, peale lõunat hakkab kukkuma, õhtuks on ta üsna madal ja sa magad ennast öösel välja, puhkad ära, hommikul sa lähed ja täpselt sama nagu ringiga peale. Menstruaalteadlikkuse see esimene nii-öelda see lipp, millega lehvitada on siis see, et naiste hormonaaltsükkel on 28 päevane keskmiselt. Et see tähendab seda, et naise menstruaaltsüklis on siis 4 erinevat faasi, sõltuvalt siis sellest, et me nimetame, et kui veri välja tuleb, et see on just kui nagu ühe faasi lõpp ja teise algus on ju, aga et me räägime sellest, et on munarakk, mis siis valmib munasarjas, eks ju, kasvatab endale folikulit ümber, ta teeb selle teekonna, ta läheb, ootab seal munajuha nii-öelda alguses spermatosoidi ja kui seda ei tule, siis ta liigub natukene edasi ja emakasse siis koguneb teri ja igakuiselt siis, kui munarakk ei ole viljestatud, see läheb sealt välja ja see on siis sellised 4 faasi, et on see munaraku kasvatamise aeg, ehk siis nagu kevad, mis kestab umbes 2 nädalat, siis on see suvi, kui munarakk, see on nii ilus, ma kõigil soovitan vaadata YouTube'ist ovulation mingisugust 3D nagu simulatsiooni videot, see on nii ilus, kuidas iga kuu naise kehas toimub plahvatus, kuidas see folikul, mis on täiskasvanuks saanud, siis ta nagu plahvatab ilusti, see munarakk läheb reisile, tuleb sealt nagu välja ja naisel siis on 2-3 päeva. 3 päeva maksimum, enamasti 2 on siis see suvi nii-öelda, see ovulatsiooni aeg, kui siis on võimalus rasestuda, kui selleks on soov ja siis järgmised 2 nädalat sa liigud sügise poole, et sul on selline nagu, see munarakk ei viljastunud, kogu nagu keha läheb nagu selle süsteemi poole, et me hakkame väljutama kogu seda verd, mis sai emakasse kogutud ja siis on menstratsioon, keskmiselt siis 5 päeva, eks ju, ja naine sammub nagu läbi selle 28 päeva neid 4 faasi ja mees seda ei koge ja selle tõttu on ka mehel võib-olla väga keeruline seda mõista ja naistel siis selle 28 päeva jooksul neil aju muutub umbes 4 võrra. Nende tujud muutuvad, nende ütleme, mis ajupiirkonnad on aktiivsed parasjagu, et kui sa nagu oma kevade ajal või ovulatsiooni ajal, ütleme, et siis folikulaarses või ovulatoorses faasis oled hästi selline võib-olla jutukas, sul tulevad asjad hästi välja, sa oled selline rohkem nagu serotoniin on laes ja nagu kõik on lahe, on ju, ja kui läheb sinna umbes, et nädala aja pärast hakkavad päevad, et siis võib-olla natuke tujukam naine, võib-olla nagu ei ole enam nii lõbus ja lahe, on ju. Et see on menstruaalteadlikkus, et me teame, naine on keegi, kes muutub ja see on normaalne ja mitte keegi ei tohiks ega ei peaks naist selle pärast kuidagi alavääristama, sul on päevad, sa oled imelik või mis iganes või et ei ole ühtegi teaduslikku uurimustööd, mis toetaks seda mõtet, et naised on kuidagi vähem võimekamad seetõttu, et nad teevad seda looduse nagu tsüklisust läbi ja kui me mõtleme nagu looduse, emakese looduse peale ka, et meil on ju ka 4 aasta aega, on ju, et me ei saa tahta kartuleid, porgandeid ja ploome, mida iganes ja öelda, et meile need muud faasid siin ei sobi, on ju, et ärge kevadet tehke, ärge talve tehke, et võtame ainult 1 faasi. Et see on menstruaalteadlikkus minu jaoks ja muidugi sinna juurde siis tulevad, et see on selline üldine plaan, mida võiks teada, et naise ja mehe hormonaaltsükkel on erinev.
et naine muutub ja naise kehas tegelikult selle tsükli jooksul tal on sadu erinevaid keemilisi ja bioloogilisi muutusi. Me räägime kehakaalu muutusest, me räägime temperatuuri muutusest, me räägime nagu tõesti kõigest närvisüsteem, kogu närvisüsteemi reguleerimine on erinevates faasides väga erinev, on ju. Ja kui me lähme sealt täpsemalt juurde, et siis juba tuleb menstruaalteadlikkus alla see, et aga mida siis nagu teada selle kohta, et mida kasutada, mida mitte kasutada, mida vältida, mida süüa, et seal võib nagu aina spetsiifilisemaks minna, aga ma arvan, et see kõige olulisem on see, et meil on 4 faasi. Ja kui ma räägin menstratsioonist, siis jah, mina nagu ütleme sellise metafüüsilise poole pealt ütlen, et see on see naise igakuine enda uuesti loomine, et sa nagu just iga kuu sünnitad mingit uut osa iseendast ja saad iga ovulatsiooni ja menstruatsiooniga rohkem iseendaks, aga kui me räägime teadusliku poole pealt, et siis see on jah, et menstruatsioon on siis munaraku valmimisteekond ja see, nagu ma seletasin, et munarak saab valmis, kas siis viljastub või ei viljastu, emakasse koguneb erinevate hormoonide ja keemiliste ainete koostöös siis see verekiht, endomeetrium nagu laieneb, on ju, ja tuleb ta siis sealt välja. Ja kui me räägime emakast, siis jällegi mina näen emakat kui minu loomekeskust. See on minu loomekeskus, minu emakal on teadus. Ma suhtlen oma emakaga, ma mõtlen ta peale iga päev, ta on minu kõige erilisem sõbranna, see on minu metafüüsiline vaade. Kui me räägime jällegi teaduse poolest, siis emakas on ema koda, see koht, kus me kõik, see on meie ürgkodu, see, kust me oleme tulnud ja emakas on võimas, ta on lihas, on ju, et tal on võime üle 1000 korra ta paisub ja suureneb, kui beebi on seal sees ja läheb jälle kokku, on ju, et mehe organismis pole mitte ühtegi sellist organit, et ta on elukodu, on emakas. Elukodu, jaa. Üldse see raseduse etapp on, mõtlen nagu naise keha nagu peale, siis see on mõne mõttes nagu fenomenaalne ja teistpidi nagu nii utoopiline, kuidas organid ennast ümber sätivad, kui see kõht suureneb, eks ole, kuidas meile just tegin webinari, ma seal rääkisin ka sellest, et kuidas mikrobiomi meie bakterid, need saab pisikesed venikesed ja õikesed, seal meie tibud meie kõhus, et mikroskoopilised olendid, mida on 100 triljonid, eks ole, koloonid on 100 seal, et kui naisel hakkab kõht kasvama, siis bakterid annavad signaali, et koguda rohkem rasva taljale ja tuharatele ja see tahapoole, et tekitada tasakaalu raskuskese juures. Absoluutselt. Ja siis, kui me hakkame sündima, siis me esimese mikrobiomi saame ka enda emalt läbi tupe sisesainte. Bakterid ise vohavad, liiguvad ümber. Ja see on nii huvitav mõelda, et milleks on see keha nagu võimeline, mida ta igapäevast ju ei tee, aga mingil etapil lihtsalt teeb. Ja minu arvates sellest võikski rohkem rääkida, et sellest naise keha müstikas, et näiteks üks asi ka, millest ma veel sain teada, et tänu minu astroloogia õpingutele ma siis olen ka väga huvitatud sakraalgeomeetriast, püha geomeetriast, eks ju, ja tegelikult kui sa vaatad seda, et kui mehe spermatosoid ja naise munarak, eks ju, siis kokku saavad, siis see, kuidas hakkab see loode sealt algusest arenema, et see on sakraalgeomeetria, see, kuidas see elulill hakkab sealt tulema, eks ju, need rakud lähevad ja näiteks see on ka väga võimas, jällegi võib guugeldada, YouTube'is on ilusad videod tänapäeval juba olemas, et kui see rasestumise moment on ju, et spermatosoid on viljastanud selle munarak, et siis toimub see tsingiplahvatus ja see on nüüd saadud nagu video peale, et see on nagu sa mõtled, et minu jaoks on see, et see inimsäde on alla tulnud või viljastatud inimese algus on pandud, on ju, et see tehnoloogia ikkagi, mida naise keha teab ja näiteks kui sa rääkisid mikrobiomist, on ju, et kuidas see kõike siin korraldab, et tänaseks on ju teada, et soolestikul on oma närvisüsteem, seal on omad neuronid ja meie soolestik saadab aiu rohkem signaale kui aju saadab soolestikul, on ju, samamoodi meie süda ja meie soolestikus on rohkem neuroneid kui meie ajus ja et meie südamel on samuti oma väike ajukene, on ju, et süda saadab ka nagu signaale rohkem aiu kui ajust südamesse, on ju, ja et vaat sellised faktid võiksid ühiskonnas olla nagu rohkem levinud, et kui ma mõtlen, et kooliõpetajana jällegi, nagu ma ütlesin, et kool on selline mitte väga inspireeriv koht, on ju, me kultiveerime aju, aga tegelikult kogu elu me kogeme, on ju, et meie esimesed signaalid tulevad kehast ja me jätame selle täiesti nagu kõrval, on ju, ja ma naisena nagu mõtlen ka, et ma mäletan eelmine aasta, kui ma tulin Eestisse,
ma olen pikalt Eestis olnud, aga 2023, kui ma tulin ja ma mäletan, kuidas ma siis ükshaaval esimestele ostjatele postitasin neid raamatuid, viisin sinna TPT või sinna pakiautomaati või mis iganes. Ja ma kogu aeg nägin neid suuri reklaame, et tule rinnavähi uuringule. Jah, kuhu peabki minema, ongi väga tore on ju. Või et tule nagu, mis see teine vähk meil on, emakakaelavähi uuringule, tududu. Ja siis mul oli siuke tunne, et selle asemel, et rääkida nagu vaimustada naisi nagu oma menstruaalteadlikkust tõsta ja käia seda naise teed uhkuse ja vägevuse on ju, me nagu paneme neid mingeid selliseid hirmu elemente, on ju, ja et mis on oluline, loomulikult peab käima on ju uuringutel, kes tunneb, et ta tahab sinna minna ja nii ja naa, aga et see, mida me ühiskonnas nagu lipulaevaks paneme või mida me lipukirjale paneme, et kas emakakaela vähk ja rinnavähk on ju, või see, et vau, milline ime on naise keha. Tule hari ennast menstruaalteadlikkusest. On ju, ja täpselt, ja. Tule testi oma menstruaalteadlikkust. Täpselt, oleks väga lahe, et tule testi, kui palju tead sina menstruaalteadlikkusest. Aga see on ikkagi, mõtlen, see on lihtsalt see, mis ütles ikka, see ajaga tekkinud tabuefekt ja see menstruaalteadlikkus või see, et see veri seal juures on või see nii-öelda silt rõvedus, millele me kohe jõuame ka nii-öelda. See ei ole ainuke teema, eks ole, osad ei julge seksist rääkida, ma ei tea, ma tean, et osad paarid, ma tegelikult osa või ma arvan väga palju paarid, ma arvan, et pole kunagi näinudki, kuidas partner võib-olla number 2 käib. Ma ei ütle, et sa pead seda vaatama, aga nagu see on normaalne, et sa tead, et su partner käib vetsus ja käib kakal ka. Et issand, ta ka kakab, oi, ma ei teadnudki, jah. Et noh, mul on nagu vahepeal täitsa veider kuulda, kui ma kuulan mingid inimesi rääkimas, kas võõrad tuttavad või sõpru, võib-olla nii väga mitte, aga kes nagu ütlevad ka, et ma pole mitte kunagi kuulnud, et kuidas mu naine kakab näiteks. Ja sa oled 10 aastat koos olnud. Aga mis te siis veetsed eraldi majas või nagu ma ei saa aru? Või? See kehatabu on üle, see ei ole menstruatsioon, vaid see nagu see disconnect või nagu, mis see eesti keeles siis on, et see eraldatus nagu kehast, aga samas ma arvan, et keeleõpetajana, jällegi endise keeleõpetajana ma nagu lähen sinna, et see on meid on programmeeritud loodusest eemale minema, sellepärast, et kui sa võtad näiteks õssi, õigekeelsus sõnaraamatu ja vaatad looduse definitsiooni, siis sa näed, et see on umbes kõik, ma ei tea, mineraalid, kivimid, vastandudes inimesele ja inimese loodule ja siis kui sa lähed Oxfordi dictionary'sse, mis on siis see maailma nagu on ja seal täpselt samamoodi, et it's everything minerals and as opposed to the humans and what humans have created, et see nagu mingisugune eraldatus, mis me oleme siis eraldatuse müüt, mis on nagu tehtud, et looduses ma käin matkal ja see on kuskil mingi väljas, see on räpane, seal on mingid bakterid, ma pean kogu aeg midagi endale määrima, et mul ei oleks bakterid on ja siis on nagu see mingi inimese kogemus, aga tegelikult me oleme ringi liikuv loodus, et mina olengi loodus, loodus istub siin, loodus istub seal on ju, et loodus räägib läbi meie ja ma arvan, et see keeleline lõhe juba on nii suur, et ja. Rääksid sellest mustusest ja bakteritest ja räpasusest. Ma ei tea, kas kuuled tead seda, aga minu jaoks oli see ka selline nagu huvitav nagu teada saamine, et inimese käärsool, see on nii bakterite küllane, et kui me võtame siin välisest keskkonnast kõige rõvedama ja mustem asja, ei leia seda. Siis ei leia sellele vastet. Et käärsooles on ikka rohkem seda mustust ja räpasust ja see on meie sees. Et nagu... See on lahe, sellepärast mina mõtlen seda niimoodi, et mina olen nagu hotelliperenaine ja minul on tibud ja tibud kõhus siis kõik bakterid ja viirused ja seened ja mis mul seal on ju. Ja kui ma söön, siis mitte Kristina ei söö. Nemad söövad. Sest mina pean neid toitma ja ma annan neile, sest et see, mis mina ju suhu panen, on minu ehitusblokk homseks Kristinaks. Ja kui mul on nagu see arusaam olemas ja see arusaam, et et jällegi minnes metafüüsikas, et minu keha on minu tempel. Ma tahan parimat keskkonda, kus ma elan, ma ei taha mürgises keskkonnas elada, ma tahan süüa ja pärast võime sellest rääkida ka, et mis siis nagu menstruaalteadlikkuse ja toitumise ja ma ei tea, kodu juurde võiks kuuluda, aga et see teadmine et sina oled ainult hotelli perenaine, et tegelikult meil on nii palju muud, me oleme ökosüsteem, me ei ole, sina ei ole Krist, mina ei ole Kristina, me oleme ökosüsteem ja siis nagu väike looma, et siin, nii on ju, mulle väga meeldib see mõte, see annab nagu sellist vunki juurde. Annab. Sa rääkisid enne mainisid tsükleid ja ma arvan, et ma ei eksi, kui ma ütlen, et ma näen seda seinal ka, pesuressi taga on üks kuu, pool kuu või siis, ma ei tea, noorkuu või kuidas nimetatakse seda, et
mis sa arvad, kas see on noor või vana kuu? Kas sa tead trikki, kuidas ei tea. Ei tea. Minu isa õpetas mulle, kui ma olin väike. Vaata vene keeles, kas sa vene keelt oled õppinud? Vaata vene keeles on S on vaata niipidi. See on starõi, nagu siis on S, siis ta on vana, on ju? Ja kui on juunõi, nagu vaata siis see U niipidi, siis on noor kuu. Nii et sul on noor kuu, sul on nagu selline kasvuenergia siin kodus. Nii mõnus. No, et see on naise tehtud. Väga lahe. Et aga tuleb selle kuuga meelde, et kõik on kuulnud kuu tsüklitest ja kuu liikumistest ja kuu mõjutustest meie planeedile ja inimestele. Mina olen olnud siiamaani skeptiline ja ma ütlen endiselt, ma olen nagu selles mõttes skeptiline, et ma ei tunne, et see mind niimoodi mõjutaks. Ja võib-olla ma olen lihtsalt vähem tundlik sellele asjale, aga ma ei saa öelda, et üldse ei mõjuta. Aga on inimesi, kes väga nagu tugevalt mõjutatud nagu tohutult. Nii et tuleks peatuks korra selle juures ka, et kuidas kuu siis naisi tegelikult päriselt mõjutab või mis see nagu loogika seal taustal on, kuidas on see võimalik, et taevas mingi keha. Taevakeha must, mitte kunagi ei sära. Mitte kunagi ei sära, ta küll tundub valge, ele. Ja osad räägivad üldse, et see on sees tõenes ja üldse, et see on nagu üldse hoopis tegelikult mehhanism. Tõsi ka või? Et see on vandenõu jutu käivad, et tegelikult see on tegelikult nagu nii-öelda artificial mehaaniline toodud kuskilt, meid mõjutamaks. Mis iganes ta on. Ma ei ole seda kuulnud. Mis iganes ta on, see on väga huvitav teooria. Aga tal on mõjutus. Nad siis nagu loomulik kosmiline mõjutus või ta on siis artificial nii-öelda tehnoloogiale, mehaanikatel põhinev. Me ei tea seda lõpuni välja, aga nii on. Et aga nüüd on küsimus, mis moodi ta siis nagu päriselt niimoodi mõjutada suudab, et sa vahel naisena oled emotsionaalsem, vahel on allpolla, vahel on alla, paha tuju, hea tuju ja nii edasi. Ja, no kuukiik on ka raamatu pealkirjaks ju, et me hõljume siin selle kuu ja kuu mõjutusega ikkagi seal müüdi ja teaduse ääremail, eks ju, ja mulle meeldib seal hõljuda, sellepärast, et ma tahan punuda patsi keskpõle endale kokku. Aga kui me räägime nagu sellest, et loogiliselt on ju, et kui kuu suudab mõjutada suuri ookeaneid, mis on tohutud veemassiivid, on ju, ta suudab tekitada seda tõusu ja mõõna. Ja kui me teame, et meie keha koosneb umbes 70% veest, eks ju, ja kui me mõtleme, et kui kuu suudab mõjutada nii suuri veemassiive, siis kuidas ta nagu meid ei mõjuta, et see on see selline talupoja-loogika, eks ju. Aga et tänapäeval on tehtud teadusuuringuid, et kas siis on niimoodi, nagu öeldakse, et ala naised siis, ma ei tea, ovuleerivad täiskuu ajal, siis kui see munarakk on valmis ja selline ilus ja täis on ju, ja siis menstrueerivad siis, kui on see pime kuu aeg, kui me ei näe kuud säramas on ju, et teadus täna tegelikult ei toeta seda, et see oleks nagu üks ühel, et me käiksime neid faase läbi, eks ju, aga seal on ka välja toodud see, et me peame arvestama seda, et kui me võtame nagu inimkonna arengut, et siis see, kui kunstlikult mõjutatud on naise keha tänapäeva elektromagnetväljast, wifi ruuteritest, induktsioonpliidist, ma ei tea, kogu sellest mikrolaineahi telefon on ju, kõik see mingisugune 5G kunstlik valgus, see tänavavalgus, mis meil on, et meil ei ole enam seda pimedust on ju, et siis on toodud nagu välja seda, et arvatavasti kuu minevikus, kui meil ei olnud kõiki neid mõjutusi ja kui me räägime nendest mõjutustest, siis me räägime ikkagi viimasest nagu 100 aastast või midagi sellist on ju, et siis see kuu mõju oli kuidagi rohkem nagu naistele teada ka. Aga loomulikult on mingeid väiksema mahulisi teadusuuringuid ka, mis nagu toetavad, et jah, et tõepoolest, et miks siis naine on nagu, või miks osad inimesed, kes ongi tundlikumad, on natuke emotsionaalsemad on ju, aitäh, et siis see on hästi siuke loogiline, et et ma ei tea, kui ma lähen jälle oma õpingutesse või et meil on siin elemendid, et vesi on emotsioonid, et see, kuidas vesi liigub on ju, ja kui kuu on täiskuu ja see tõmme on nagu suurem, siis sul on justkui nagu kõik emotsioonid on nagu üleval ja rohkem nagu eetris nii-öelda ja tegelikult neid uuringuid on küll, kus on nagu, ma ei tea, kiirabisse on helistamisi rohkem ja mingeid siukseid hullumeelsemaid mõtteid on rohkem ja võib-olla mingeid selliseid äärmuslikke, ma ei tea, mis katseid inimesed oma kehadega teevad ja neid on nagu täiskuu ajal rohkem, et seda nagu teadus toetab, aga jah, et mis mind nagu huvitas selle kuu ja naise juures on see, et tegelikult me vaatame jällegi neid iidseid kultuure, eks ju, me vaatame seda Veenust Losellist või mingisuguseid vanu figuriine, mida on siis leitud kas siis koopaseintelt või kus iganes, mis on vanemad, nii palju vanemad kui Mesopotaamiad, vanad Egiptused ja vanad Kreekad ja Egiptused on ju, et me räägime siin ikkagi 30 000 aastat tagasi, 25 000 aastat tagasi, on väga palju viiteid sellele, kuidas siis näiteks seesama Veenus Losellist, ta hoiab sellist suurt nagu sarve, on ju, jällegi sarved ja naised
naised, et seal on ka päris palju seoseid, seal on 16 kriipsu või 13 kriipsu peal, vabandust, on ju, 13 kriipsu, me teame, et aastas on 13 kuud tsüklit, me oleme leidnud hästi palju selliseid pulki, mis olid siis nagu näha, kuidas menstruaaltsüklit jälgiti kuutsüklite kaupa, on ju, ja see sarnasus ikkagi ka, et kuutsükkel, kuu nagu see täiskuu, nagu ütleme kuu loomisest kuni siis järgmise kuu loomisena on ka 28,5 kuni 29 päeva, on ju, sõltuvalt kuust, et neid sarnasusi on lihtsalt nagu nii palju ja näiteks jällegi, kui minna sinna mütoloogiasse, antropoloogiasse ja vanadesse traditsioonidesse, siis mina olen päris palju õppinud põliselanikelt, eks ju, nii Euroopa šamanistlikest traditsioonidest kui ka Peruust, et siis on väga palju ikkagi selliseid naisrituaale, mis on seotud kuuga, et näiteks siin Euroopas toimub selline natuke salajane tantsimine, iga aasta on kuutantsud, mida korraldatakse naistele, need on väga tsüklipõhised, on ju, et liigutakse siis ühest faasist nagu teise ja kuidas see kõik läheb ja ma tea, Eesti muinasjutud kuuvalgel vihtlevad neitsid ja ma ei tea, kõik need paljud naised, kes on leitud siis muinasjuttudest metsast, kes olid siis need libahundid, on ju. No tegelikult nad tegid sealt seda asja, mida naised pidid tegema, eks ju, et sellises animistlikus ja šamanistlikus maailmas, kus naised olid rohkem loodusega ühendatud, et kõik need sellised rituaalsed tegevused, et kus siis kutsuti mingisuguseid suuremaid jõude või vägesid taha, need alati olid kuutsüklitega seotud ja ma ütlengi, et et me hõljumegi täna, et kuna me ei ela enam selles ürkses nii-öelda nagu selles ürkses ajas keskkonnas ja meil on see keskkond nii muutunud, et me ei saa nagu näppu sinna taha panna, aga näiteks mul on päris palju tuttavaid ja minu kehakogemus on ka see, et ikkagi kuuga nagu, kui sa tõesti oled oma selles emakas nagu sees ja emaka teadvuses ja tegeled selle teemaga, sa lähed kuuga tsünki. Et ja need on nii individuaalsed, et ongi, meil on nii erinevad inimesed, erinevate annetega, et sina näiteks ütled, et sina ei tunneta, aga on palju inimesi, kes ütlevad, et nad ei saa kindlasti magada, kui on täiskuu. Mis iganes on ju, et ma hõljun seal nagu hea meelega ja hoian oma ruumi hästi avastusele avatuna, et võtta nagu mõlemad pooled ja ei ütle, et see on nii või naa, aga minu raamatu eesmärk on jah see, et nagu ergutada seda kujutlusvõimet, et aga mis siis kui, aga mõtle, et kui vägev, et tegelikult me oleme selle kuuga omamoodi seotud. Ja see paneb mind, toob nagu tagasi selle teema juurde, millest enne ka korra rääkisime, mehed ja menstruatsioon ja siis hashtag rõve. Disgusting. Hashtag disgusting. Ja küsiks võib-olla sellise nurga alt, et või lahkaks seda teemat, et alustuseks võib-olla meeste poolt. Sa saab minult küsida, kui tahab midagi, ma võin selle ka jagada, aga alustuseks võib-olla sinult, et sina arvad, miks on see niimoodi, et mehed seda nagu justkui nagu rõvedaks päevad ja teist poolt, mis võiks olla naiste või võib-olla kollektiivselt üldse sellised suurimad väärarusaamad menstruatsiooni kohta nii-öelda või selle kehaprotsessi kohta? No ma arvan, et esimene asi, mis nagu meestega on, et mis teeb seda hashtag rõvedaks, on see, et vaata, pimedas metsas elavad ikka ju kollid. Et see, mida me ei tea, mis on meile arusaamatu, kus me oleme ebaadekvaatsed sellest teemast tegelikult, see on nagu kõige lihtsam nagu rõve vastik, ma ei tea sellest mitte midagi kuulda. See on nagu üks asi. Teine asi on loomulikult jälle, ma lähen tagasi selle kristlikul kultuuriruumi poole, et kui ikkagi on nagu tembeldatud naine rõvedaks ja ebapuhtaks, siis see on lihtsalt see, mis meil on sisse toidetud. Täpselt nii nagu me elame kristlikus kultuuriruumis, meil on 7 päeva nädalas, nii nagu Jumal lõi maailma ja meil on nagu nii palju seda kristlust sees, et paratamatult siis arvatakse, et naine on ebapuhavs ja ma arvan, et meeste puhul on jah, esiteks teadlikkuse puudumine ja see mingisugune, et nad ei saa aru, mis asi see on. Näiteks kui ma koolides ka eelmine aasta käisin, et siis kui ma rääkisin poistega ja päris palju on erinevas vanuses 4. kuni 12. noormeestega, eks ju, et see ikkagi mingi täielik võõristus, et kõik, mis on kuidagi kehaga seotud või ma tea, kui ma isegi näitasin neile mingit videot mikroskoobi all, et näidata, et kui palju neil on bakterid siin praegu toimetavad just samal ajal, kui mina räägin või ma ei tea, siin peanahal on ju, siis nad olid nagu nad olid nagu täiesti rõve, pane kinni, et vastik ma ei taha vaadata, et see igasugune asi, mis on nagu kehaga seotud, et see on nii pimedusse surutud ja ma arvan, et see mittemõistmine on see kõige suurem probleem ja väljakutse, aga kujutad ette, et kui ma ei tea, iga noormees kasvaks juba lasteaiast algkoolist saadik selle teadmisega, et emased on pühad. Selle raamatuga? Jah, selle raamatuga on ja, et naine on püha ja kõik, mis temaga toimub, et see on ilus ja et iga noormees saaks aru, et näiteks, et ma ei tea, iga noormees, poiss
on olnud ju 2 esimest kuud ema kõhus emane, elu algus on alati emane, et sinu keha algus on olnud emane, on ju, et see kuidagi tõstaks selle naise ka hoopis teisele poolele. Ja mis see järgmine, midagi oli veel küsimust? Sa küsisid, jah, üks küsimus oli see, miks ta meeste rõven on ja teine pool oli see, et naiste seisukohast, mis on need kõige suuremad väärarusaamad võib-olla, mis on selle protsessi ja wow, ma arvan, et kõige suurem väärarusaam on see, et naisele ei ole vaja menstrueerida ja ma olen seda kuulnud. Ja see on väga, ma olen nõus. Metsik. See on viimase eriti populaarne. Wow, see on metsik ja ma olen nagu, mina ei käi enam gynekoloogide juures, aga ma olen seda kuulnud gynekoloogile ka, kes on öelnud, et miks sulle seda vaja on, et see on ju, täielik raiskamine, mis sa raiskad munarakke või mis see nagu on, siis sa mõtled nagu, et nagu mis mõttes, et see on umbes sama hea, nagu ma enne tõin selle näite, et kui meil on emake loodus loodud niimoodi, et ta talvel puhkab, valmistab ette seda mulda, et me saaksime need seemned kevadel panna, et need seemned oleksid täisjõus suvel, et me saaksime sügisel lõigata saaki, me läheme looduse vastu, me ei saa nagu, ja ma arvan, et see väärarusaam tulebki sellest, et ongi nagu, et meie ei ole loodus, et loodus on seal väljas, et need kuused, kased ja need on loodus, need kivid ja värgid on. Me oleme eraldatud ja vastandatuna sellele. Nii, ja minu arvates see on väga ohtlik arusaam, sellepärast, et vaat see menstruaalveri on tegelikult, see on ju puhastus, see on ju kuupuhastus, kuidas nagu naine tegelikult puhastab kogu oma organismi on ju, et kõik see, kuidas maksa puhastamisprotsessid on seotud menstruaalverega ja menstrueerimisega, et see on loomulik naise selline toimimine, et kuidas naine ennast reguleerib ja näiteks tänapäeval ka, et hästi palju on nagu see, et võta antibeebipille, et siis sul ei ole, ma ei tea, punne ja valusid ja mis kõik on ju, skuusa, kui naine võtab antibeebipille, ta ei menstrueeri. Et kuna tal on ovulatsioon pärsitud, on ju, seda me ei nimeta menstruatsiooniks. Menstruatsioon on see, kui sul on munarakk valmib ja siis läheb välja, on ju. Et see on kõige suurem müüt, mis on maha müüdud ja minu arvates on see ohtlik, sellepärast, et tänapäeval on väga palju hästi lahe raamat on This is your brain on birth control ja ma soovitan igal naisel, kes vähegi kaalub ja mina ei saa öelda, eks ju, et mida naised, kas siis nad tahavad võtta antibeebipille või ei taha, on ju, et see on iga naise enda otsus, on ju, aga et see otsus võiks olla informeeritud otsus, et ole hea, loe seda raamatut ja mõtle, kas see on see, mida sa tahad, sellepärast, et kuidas me nagu, see on umbes niimoodi, et ja ma mõtlen ka, et antibeebipillid on ju meeste poolt välja töötatud, on ju, ja see on umbes niimoodi, et kui sa oled nii ebamugav, et miks sa muutud kogu aeg, et kuule, it's very messy, see ei ole clean, nagu see ei ole puhas, tee ennast puhtaks minu jaoks, on ju, ja siis, et paneme naised, nagu paneme nende menstruaal, eks ju, vere kinni, et siis iga, ma ei tea, mees, millal iganes temal on siis soovi või tahtmist nagu naist penetreerida, oma seemet jagada, on ju, et see oleks nagu olemas, aga ta ei saa aru sellest naise püha olemisest või sellest emakese loodusega rütmis olemisest või sellest naise imelisest muutumisest, et see on ime ja see on ilus ja kõik see, et see on tohutu väärarusaam minu arvates ja see on toidetud ikkagi noortele väga sisse, sest kui ma koolides ka käisin, et ongi süke, et aga mul ei ole seda vaja, et mul on seda vaja ainult siis, kui ma lapsi tahan saada. Aga tegelikult on see, et kui sa pärsid selle ära, siis need tagajärjed, mis sul pärast on. Et kui sa päriselt vaja on, siis enam ei saa. Et see on ulme, absoluutselt see, kuidas, ja arvatakse, et aga me võtame ainult hormonaalpilled, paneme siin asjad kinni, on ju, aga tegelikult see mõjutab kogu su keha, see läheb ju vereringes, see kõik, et seal on, ma ei hakka neid, ma ei tea, uurimustulemusi välja tooma, et igaüks saab neid ise uurida, aga depressioonid, autoimmuunaigused, kõrgemad riskid vähiks noortel, eriti noorte tüdrukutel alla 19, kes võtavad pille, suitsiidi oht, eks ju, depressioon, see on ulme lihtsalt, on ju, ja mina loodan, et seda infot nagu liigub rohkem ja samas näiteks, kui me räägime ka sellest, et jah, et menstruatsiooni ei ole vaja, et paneme selle mis eesti keeles on hormonaalspiraal, jah. Kujutad ette, et nagu naistel on maha müüdud idee, et kuule, pane oma loovkeskusesse, oma kõige pühamasse kotta, siis mingisugune traat, mis on tehtud siis vasest ja isegi paki peal on kirjutatud, et see tekitab emakas eluks ebasobivat keskkonda, ehk sul on emakas kogu aeg siuke väike tinisev nagu põletik on ju. Ja kui mina olen rääkinud meestega, ma olen näiteks küsinud, või ma küsin sinu käest, ütlesin, et ma võin sinu käest ka midagi küsida, et Krist, kuidas sulle tundub see mõte? Et me nüüd võtame ühe vasktoru ja paneme selle sinu peenisesse sisse selleks, et sina ei viljastaks oma naist. Kuidas see mõte sulle tundub? Ei, see on jabur. See on õudne, aga naistele me oleme selle nagu maha müünud on ju, ja naised panevad ja arvavad ka, et see on väga okei ja tegelikult mul on enda vanuses praegu naisi, kes siis on selle müüdi alla neelanud ja
see, mis nende tervisega toimub, see on kohutav ja just vaimde tervisega, sest et arvatakse kuidagi, et et see on ju lokaalne, et see hoiab ära, et see sul beebist ei tee, on ju, aga see, kuidas naistel, eks ju, libido langeb, nende iseloom muutub, nende ajutöö muutub, nad on depressioonis, nad on täiesti kadunud, udus täiega, on ju, et sellest on lihtsalt kahju ja ma arvan, see on kõige suurem müüt, et meil ei ole vaja menstrueerida. Igal naisel, see on terve naise märk, kui naine menstrueerib. Keha töötab korrektselt. Absoluutselt. Samasugune on terve mehe üks indikaatoritest. Ma ei tea, kas mehed on mõelnud selle peale, ma ise alles ka mõned aastad tagasi hakkasin mõtlema, et kuulisin siin teada, et see on normaalne märk. Hommikune siis erektsioon. See on see, et sul on testosteroon hommikul üleval ja kui seda ei ole, siis nagu, mis toimub? Kui seda ei ole, siis tasub hakata mõtlema, et okei, mis toimub.